Suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. Tere, armas Helena! Nii tore, et sa tulid siia minuga rääkima seksuaalsusest ja läbi sellise konstellatsiooni võtme ja süsteemi. Et võib-olla äkki me alustuseks jagamegi natukene, me päris seda konstellatsiooni välja siin lahata või seletada ei saa, aga räägime üldse sellisest süsteemsusest, et kuidas me kuulume oma perekonda ja palju see meid tegelikult mõjutab. Kõigepealt tere. Kuidas siis süsteem? Süsteem mõjutab meid ikkagi 7 põlvkonda võib mõjutada ja vahel võib ka rohkem. Et mis see süsteem üldse on? Et kui meil on peresüsteem, siis me töötame perekondlikul tasandil, otsimegi põhjuseid, toome lahti selle, mis on nähtamatu, avame midagi, mis on varjatud ja siis saab lahendus tulla. Kui me töötame sisemise süsteemiga, ehk siis meie sisemiste osadega, nagu meie hing võib olla või meie killustunud hingeosad või traumeeritud osad või veel miskit, siis me töötamegi sisemise maailmaga. Et on ju palju teooriaid, mis räägivad ka sellest, et meil ongi palju isiksuse osasid sisemisi ja põhimõtteliselt läbi selle me saamegi töötada ka meie sisemusega. No ja kui me vaatame veel suuremat süsteemi, siis on juba riik on ka süsteem, kosmos on süsteem, ehk siis me elamegi tegelikult süsteemses maailmas. Ja kõik lahendused on meie sees olemas. Ja sellepärast mulle meeldib öelda, et konstellatsioon on lahendustele suunatud meetod. Ja mulle meeldib mõelda, et ma olen lahendustele suunatud terapeut, kuigi terapeudiks ma nimetada ennast ei tohi. Aga süsteemse teraapia vaataja nurgast küll, ja see on ikkagi ta on lahendav meetod. Aga selleks, et lahendada, peame kiikama, et mis seal suguvõsas siis on olnud sellist, et praegu kas meie lastel või meil endil on teatud kas füüsilised probleemid või suhteprobleemid või ka läheduse probleemid, miks on seksis probleemid, miks ei saa ligi lasta ja nii edasi. Jah, mulle ka väga meeldib see konstellatsiooni lähenemine ja see vist ei ole ka ainult konstellatsiooni lähenemine, aga üldse, et meil on nagu 7 põlve, Ja, mis meid nagu kõige enam mõjutavad. kõige enam. Et see ei ole päris nii, et olen ainult mina üksinda, et me alati kuulun kuhugi süsteemi, et isegi kui keegi on perega täiesti riius, ta ei saa olla sellest eraldi, sa alati kuulud süsteemi. Ja tihtilugu need nii-öelda jutumärkides siis probleemid või mis meil tekivad elus ei olegi nii naljakalt, kui see ei ole meie probleemid, vaid need on kuidagi tulnud üle põlvede. Et kui me toome näiteks seksuaalsuse siia, et on ju päris palju olnud, kus on näiteks, ma ei tea, emad, tütred, vanaemad käivad ühte sama mustrit. Kas on, ma ei tea, joodikust mehed kasutatakse kuidagi ära, et see on täpselt seesama, mis mulle näiteks toob selle loogika, et miks see on siis nii, et kust see tuleb, on ju, ja kuidas seda muuta saab, et sa ikka, kuidas sinu kogemuses on või nagu see tööpõld on nii lai olnud, et Tööpõld on päris lai juba olnud tõesti, et on hästi palju kogemusi olnud just traumadega, mis on seotud kas väärkohtlemisega siis kas inimesel iseendal, nii naistel kui ka meestel, või siis on see põlvkondade ülene trauma, ehk siis ta päritaksegi kuskilt kaugemalt esivanematelt, ütleme, et vana-vanaema on olnud sõja ajal ja siis tihti Vene võim ikkagi lausa sundis vägistama, et see oli nagu neil ülesanne antud, et nad peavad nõrgestama süsteemi, ehk siis inimesi ja ka vägistama ja siis see trauma nagu kordub, ehk siis sünnib tema tütar, kes kannab täpselt seda traumat enda sees, sest ema üsas on ta selle trauma kaasa võtnud ja see elab juba tema terves kehas sees. Ja kui ta sünnib selle traumaga ja ta kannab seda enda sees. Ja on olnud väga palju näiteid, kus on näiteks vana-vanaema on vägistatud, sünnib tütar, tal on kõik sümptomid, mis on vägistatud inimesel, aga tegelikult temaga pole midagi olnud. Ja siis sünnib lapselaps ja tal on ka kõik sümptomid, aga tegelikult temaga pole olnud midagi.
aga samas võib ka nii olla, et põlvest põlve see kordub. Vana-vanaema vägistati, vanaema, ema ja siis sünnib tütar, kes nagu peab sama kordama. Seni kaua, kuni ei ole lahendatud see algne põhjus, kuni ei ole toodud nähtavaks seda esialgset olukorda, mis siis oli, seda, mis juhtus juba vana-vanaemaga. Aga olen näinud ka selliseid töid, kus see on läinud ka 8 põlvkonda. Et see on kordunud niivõrd pikalt. Et kuidas me seda näha saame, tegelikult on välja abil, kui me paneme asendajad, või siis nukud ja tunnetame, et kuhu maani see välja läheb. Et kui ma panen selle algse esimese inimese, kellega see juhtus, ja siis on meil juba konstellööridel omad meetodid, kuidas me seda välja loeme, et näha, kui kaugele see läheb. Et mis ma tahtsin veel lisada selle kohta, et miks on nagu süsteemis ülioluline, et kõik peavad kuuluma sinna. See on üks põhiseaduseid tegelikult, on kuuluvuse seadus. Kõik, kes on olnud, kuuluvad, kõik, kes on praegu kuuluvad ja mitte kedagi välja tõrjuda ei saa. Sest kui keegi tõrjutakse välja või siis mingi saatus või lugu tõrjutakse välja, siis see hakkabki nagu kas korduma või siis hakatakse taastama selle inimese õigusi, kes tõrjuti välja. Aga vägistaja kuulub ka süsteemi. Jah, mida võib olla päris raske vastu võtta. Seda on väga raske vastu võtta. Aga hea uudis selle juures on see, et neid saab muuta, saab ümber keerata, saab tervendada. Ma olen näinud kõrvalt neid tööd ja need on hästi võimsad. On. Ja siin on veel, mul tuli ka siuke sõna nagu lojaalsus, et äkki jagame ka seda veel nii-öelda ja sissejuhatuse poolde, et mida see lojaalsus ka tähendab. Lojaalsus ongi täpselt see, et ma pean kordama täpselt sama saatust, mida sina ema või sina vanaema. Sest siis ma olen ju sama naine nagu teie. Või siis me kordame vahel, miks need mustrid korduvad? Mustrid korduvad ka lojaalsusest. Sest ma kuulun teie hulka. Või mehed kuuluvad oma meeste hulka. Kõik mehed peavad olema kas välja tõrjutud, siis me sünnimegi ja naised tõrjuvad alati siis süsteemist välja mehed. Ütleme nii, et oli sõda, mehed saadeti sõtta. Tulid nad tagasi, aga naine pidi täitsma nagu nii mehe kui naise rolli sellel ajal. Ta oli pidi tugev olema, pidi lapsed üles kasvatama ja nii edasi. Ja mehed tulid tagasi, nad olid nõrgad. Vähe sellest, neil ei olnud isegi kohta, kuhu tulla. Ja siis nad tihti hakkasid jooma. Ja siis tuleb järgmine, sünnib järeltulija, eks ole, kes võtab miski pärast alkohoolikust mehe. Sellepärast, et ta peab saata lojaalsusest, peab kordama sama, mida tegi tema ema. Ja siis niimoodi 4 põlvkonda, kõik sünnivad tugevad naised, väekad, kõik saame ise hakkama, aga mehed miski pärast satuvad nõrgad. Jah, siin mu tuleb ka veel see sama seos ju raha ja kõigega, et vaata tihti on ju see, et ma ei saa rohkem teenida või olla edukam, kui olid minu vanemad, sest et mul on kuidagi ka lojaalsus või selline, et ma ei saa minna neist üle, et on selline uskumus olnud, on ju, et tekib see sisemine piir. Jah, just on ju, mis on täiesti ka ületatav, aga et kui seda ei tea nii, et siis võid jääda eluaeg ju kuhugi rattasse kinni. Et siis ma olen seda nii näinud, et keegi peab olema lõpuks see, kes ärkab ülesse ja ütleb, et kuul nüüd aitab, et see ei tööta, et see süsteem ei tööta nii, et saab paremini ka ja tegelikkuses ma kujutan ette, et ma olen mõelnud, ma olen neid konstellatsioonitöid kõrvat vaadanud, olen endale teinud või enda nagu elu kohta teinud, et tegelikult ma kujutan ette, et kui mina nüüd mõtlen, et ma olen ema ja kunagi minu laps või lapsed, mulle oleks ju ainult hea meel, kui keegi on edaspidi õnnelikum, et see tegelikult ju tervendab ja muudab kogu selle süsteemi paremaks. Ja mitte ainult minul, võib-olla õdedel, vendadel ja kõigil on ju, et Mul üks väga armas peresõber ütles kunagi üks lause, et kui meie lapsed on meist edukamad, paremad, õnnelikumad, see on ju ainult areng süsteemile. Jah, just. Et ei ole vaja seda pidurdada. Ja siin tuli ka meelde selline hea teema, oli hiljuti kuulasin just, mul ei tule ta nimi jälle meelde, aga
ta rääkis väga lahedalt lahti, et miks on oluline mängida. Miks on oluline meie lastel õppida mängima. Ja siis ma mõtlesin, et aga sealt tuleb ka mängimine seksuaalsuses ju sisse. Et kui me ei oska mängida, siis me ei oska ka olla armatsemises nagu mängimises. Et me oleme selle oskuse võib-olla kaotanud ja kasvamegi suureks ja ei oskagi seda. Et see mängulisus on siin nii tähtis, see tütarlaps meis. Jaa. Jah, see on ka hästi ilus, siis need arhetüübid, et minust me ju ka oleme rääkinud, et just, et see tütarlapse arhetüüp, et armatseja ja tütarlaps, et need oleksid enda sees vastu võetud ja terved, et ilma selle pooleta ma panen hinnangu, aga on suhteliselt kuiv selline. Jah, mees armub just tütarlapse arhetüüpi, kui me arhetüüpiliselt võtame. Ja tagasi annab talle perenaine või armastaja annab talle väga just, et see on ka põnev teema. Aga jaa. Mul on nüüd juba jälle nii palju mõtteid meelest rääkida, aga et kui me äkki võtame sellised, kuidas sa enda töökogemuses oled näinud, et millised on võib-olla siin just meie kultuuriruumis kõige põhilisemad takistused või sellised probleemid, et on nagu tugevad naised, on ju, üks variant, siis on need, et on valesti läinud emad, isad, et sellest me saame ka rääkida, kui partner on valel kohal, on ju. Et või vägistamised, et ma saan aru, et seda on meie ühiskonnas ikkagi väga palju. Ma isegi kardan neid protsente tegelikult välja tuua, aga kui ma siin uurisin 86. aasta numbreid, siis nad olid ikka tõesti päris hullud ja protsendid olid väga suured ja mida paremas olukorras ühiskond on, ehk siis heaolu ühiskond, seda kõrgemad on need protsendid. Seda kõrgemad on incestid, seda kõrgemad protsendid on vägistamises. Ja see oli niisugune huvitav fakt, jah. Ma ausalt öeldes päris täpselt isegi ei mäleta, aga see oli isegi nagu mõnes riigis oli kohati isegi kas 80 või midagi sellist, et 10 naisest 8 isegi, jah. Jah, et väga-väga jõhkrad numbrid tegelikult. Väärkohtlemise all loomulikult võetakse ka ju seda, kui inimene lapse eas, ta veel ei mõista, mis ta kehaga toimub, aga isegi puudutus võib tema jaoks olla tegelikult kui vägistamine, eks ole. Jah, seal ei peagi toimuma konkreetselt toimuma midagi. Piisab juba, jah. Piisab juba sellest, et ta jätab psüühikasse jälje. Ta jätab keha tasandile, jätab trauma ikkagi. Aga see on ka, mina ütleks, et see on jälle süsteemiga seotud. Ühes süsteemi osas võib-olla tõesti oligi midagi ja sünnib lapselaps, keda lihtsalt puudutatakse intiimsest kohast ja tal on juba see trauma käivitub. Kogemata. Jah. Teine trauma on ka see, kui pealt nähakse. Kui laps näeb pealt, kuidas ema ja isa on vahekorras, siis tal võib käivituda trauma. Sellepärast, et ta ei saa aru, mis see on. Võib tekkida hirm, et isa tahab ema ära tappa. Seda on jah, päris sinu saates on ka läbi käinud, et osad on jaganud seda sama tunnet. See on põnev. Aga kuidas see just süsteemselt siis toimib, et kuna traumad, mis jäävad meil keha sisse, ta jääb meil ragu mälusse ja täiesti keha tasandile. Ja siis ka toodi uuring välja, kus Ameerikas uuriti siis seda 9-11 aeg, kus 3. raseduskuul oli kortisooli tase nii kõrge emal. Ja kõik need lapsed, kes sel ajal olid siis ema üsas, just 3. raseduskuul, miski pärast said pärast sünnitust ATH diagnoosi. Et mis jälle tõestab, et kuidas nagu siis see kõik see kandub meile üle juba ema kõhus. Et kõik need pinged ja kõik asjad, nad kanduvad ilusti üle. Aga võib-olla on seal juba varasemalt olnud kogemusi. Aga just, et jooks juhe kokku praegu. Jah, no siin on see pool ka, et me, kuidas ma ütlen, ma mingi hetke laskusin sinna natuke sellisesse tumedasse nurkusid appi, nagu miks see kõik nii peab olema, et põhimõtteliselt ei ole varianti, et sa saad olla
jällegi nutumärkides normaalne või noh, selles suhtes, et no igal juhul sa midagi saad endale, et kui ka isegi mina, ma teen emana, ma teen justkui kõik õigesti. Aga noh, mis on võimatu muidugi, see on noh, juba hukule määratud ettevõtmine, et siis loota seda, on ju. Aga et siis igal juhul kuskilt keegi ütleb midagi, aga siis ma kuidagi jõudsin ükskord sellesse rahusse, mõtlesin, et aga see on ikkagi mingis mõttes meie elu kogemise ju võlu ka, et siin ongi see nagu polaarsus, et siis on duaalne maailm, et see ja pluss see, et seda kõike, kui midagi hakkab ikka väga närima, saab ju ära lahendada. saab. Et see konstellatsiooni meetod on selleks, ma arvan, üks väga tõhus meetod. See on üks võimalustest tõesti, mis aitab just tema nagu võlu ongi selles, et kui sa näed kõrvalt seda kõike, mis on olnud sinu süsteemis ja sa näed seda, et see, mida need asendajad seal väljendavad välja peal, see kõnetab sind. Ja vahel nii täpselt, et klient ütleb, et aga need ongi ju minu sõnad. Või siis ütleb, et mu ema alati rääkis nii. Või ta seisab täpselt nagu minu isa ja miks tal hääl muutus isa omaks ja nii edasi, et selliseid ägedaid üllatavaid momente on seal hästi-hästi palju. Ja tahtsin tagasi tulla selle juurde, et miks suhtest kaob seks. Ja. Et meil on ju erinevad rollid, mis me elame läbi ja just see koht, miks on oluline, et igaüks oleks oma õigel kohal. Et ema oleks ema koha peal, isa oleks isa koha peal. Sest kui meil näiteks emaga on nii tihe suhe, et ema on kunagi otsustanud, et meest pole vaja, aga vot pojast ma teen endale mehe. Teen sellise mehe, kes on minu käe järgi kasvatatud, on ju. Ja alateadlikult siis hinge tasandil see noormees kasvabki selleks, et olla ema jaoks hea mees. Mis siis juhtub? Esiteks tal ei saa üldse paari suhet tekkida. Kui tuleb, et siis väga lühiajalised. Ja tavaliselt on ka see, et siis ema ütleb, et aga ei, need tüdrukud ei sobi. Tal ei sobi keegi, sest tal on juba olemas mees. Ja mis on teine raskus, et kui sa ka kui tuleb tulevikus suhe, siis mingi aja pärast kaob seks ära, sellepärast, et kuna ema koht on tühi, siis see naine läheb ema koha peale. Aga emaga seksida ei ole väga mõnus just ja isaga ka. Ja vastupidi ka. Ja vastupidi ka, sest naised, kellel puudub isaga side, kellel puudub see isa suhe, siis nad tihti peale otsivad endale isa. Ja siis nad on nagu väiksed tütred, kes kogu aeg nõuavad, aga kõik on vähe. Sellepärast, et isa jättis andmata selle, mis tal väiksena oli vajalik või ka täiskasvanuna kasvades, eks ole. Ja siis nad nõuavad alati seda meestelt ja nõuavad see nii kaua, kuni mees on tühjaks pigistatud. Ja siis on lahkuminek, sest enam ei jaksa. Jah, et seda toimub vist oma jagu ühiskonnas. Vaatad, et ei tundu selline väeka mehe ja naise suhe, vaid mingi mäng käib seal taga. Ja, just. Sellega ma tuli meelde, et äkki me mainime ka siin juures neid veel arhetüüpidest rääkides, et sina ja Maire nii ilusti rääkisite ühes töötoas sellest, kuidas meil on niisugune draakon on sees. Ja räägime sellest draakoni sellisest nii-öelda nüüd mõlemast nurgast, et see, kes kui draakon üldse ei liiguta ennast ja siis see, kes väga teadlikult ja teeb kõik. No meil on olemas surnud draakon. Alustame siis surnud draakonist. Surnud draakoni taga on tavaliselt juba see on tavaliselt, kui sa näed, see on inimene, kes jääb ilmselt juba vanatüdrukuks, eks ole, terveks eluks. Et draakon on see, kes on naise sees. Draakon on emakas ja see draakon on kas surnud, ta on elav või ta purskab tuld. Magava draakoni ka hästi, tema saab veel üles äratada. Seal on võimalus laps saada ja siis draakon läheb tagasi magama. Ja siis on kolmas, kuidas see oli arhetüüpidega seotud. Esimene surnud draakon oli see nunn või? Nunnad, jah. Nunnad, just. Nunn, neil on surnud draakon, neid üles ei ärata. Aga siis oli järgmine arhetüüp oli, mul nende arhetüüpidega kõige tugevam side ei ole. Me võime lihtsalt seal, aga ma ka praegu täpselt need arhetüüpi nimes ei mäleta. Aga saab välja lõigata siin. Aga arhetüübid jätame sinna paika, aga need draakonid siis,
et naine, kellel on võimalus veel see draakon üles äratada, et siis need on need naised, kellel on võimalik ka saada lapsi veel. Aga siis on need väekad naised, kellel võib-olla see draakon on uinunud, aga ärkab ülesse siis, kui me töötame läbi enda kas traumad või me töötame läbi endas selle naiselikkuse ja me õpime seda naiselikkust õigesti kasutama enda elus. Ja kui naisel, kes purskab tuld draakon, nad oskavad väga hästi juhtida tegelikult elus ja läbi seksi nagu isegi mängida. Tihtipeale neid kutsutakse mustadeks leskedeks, kes võtavadki, nad väga oskavad hästi seda kasutada enda kasuks, võtavad miljonärist mehe ja teevad nad nulliks või miljardärist kähku miljonäri. See on siis juba, kui see on natuke selline ebaterve. Väga ebaterve juba, aga see on ka süsteemne, miks need asjad juhtuvad. Et ilmselt on nad, kas siis on süsteemis olnud midagi sellist, mis paneb neid kogu väega enda peale võtma. Võib-olla on võim kunagi olnud väga tähtsal kohal süsteemis. Võib-olla on seda võimu kuidagi kas tahetud kasutada valesti ära ja siis sellest sünnib midagi sellist, et või siis on tema endaga midagi juhtunud lapsepõlves sellist, et ta peab lihtsalt nii tugev olema ja nii võimas ja väekas, et kasutada seda enda kasuks. Ja ta on lihtsalt nagu jäetunud kuninganna või kuningas, kes ütleb, et nüüd ma lähen läbi kõigest, et endale saada kõik. No see on hästi võimas, et seksuaalenergia on ju, ta on väga võimas. Aga ta on tohutult võimas ja kui seda kasutada ebatervelt, aga teadlikult, see on väga võimas tööriist. Ei ta võib olla väga ohtlik, ma mõtlen, et kui sa lihtsalt väga suunad ja sa ei suuna seda mitte armastusse, vaid oma eesmärki, võimu, ahnus, no ma ei tea, mis iganes toimuvad. Suunda, jaa. Ja nad võivad väga veetlevad inimesed olla selles, et nad on kindlasti väga toredad. Aga mis mulle selle seksuaalenergiaga juures, kui see on tervelt, kui see on tervenenud sinu sees, minu sees, et siis mis hakkab muutuma elus tegelikult. See toob hästi palju eluenergiat, sest seks on otse ju, seksuaalenergia on otse seotud eluenergiaga. See raha liikumine tekib sellepärast, et rahaenergia on ka otse seotud seksuaalenergiaga. Et mis siis veel meil toimub, on see, et kui meie naistena suudame enda seksuaalenergiat kasvatada õiges suunas, siis meie mees saab kõrval kasvada. Ja temal hakkab kõik liikuma üllataval moel. Muuseas, naised ei pea tööl käima. See on meeste töö. Naistel võib töö olla hobi. Et mulle meeldib ka nimelda. Ma olen jumala kindel, et minu töö ongi ka minu hobi. Ja ma olen seda nii hoidnud. Ma olen sellega hästi nõus, et kuidas partneril hakkab minema alati kõrval paremini, et kui on see nii-öelda õige naine, no see on jälle halb, õige või vale, aga ütleme, et terve seksuaalenergiaga naine, ta tõstab alati kaaslast kõrgemale ja mehed hästi tihti läbi materiaalsed loojad rohkem, et kirjutan sellele mõttele alla. Eks ta ole nii. Naine on kael. Naine on kael, kes suunab, vaata. Kuhu mees peab pöörama pead. Ma võiksigi tuua siia väikese võib-olla sellise terve, ja kogu selle traumade palli sisse, et kuidas selline, kui sa oled näinud ka, et kui inimene on ära tervendanud endas, kuidas sina näed, et mis on nagu tervenenud mehe ja naise roll ja kuidas nad kaks kokku kõlavad? Nad hakkavad tööle kuidagi hästi dünaamiliselt. Ja ma olen näinud ka seda, et tegelikult töötab ka see, kui naine on väga tugev kõrval, aga siis on mees, need tugevad naised on isad ja tütred tihti, eks ole. Aga siis on ema-poeg. Ja kui ema-poeg ja isa-tütar saavad kokku, siis neil saab ka väga dünaamiline ja terve suhe olla. Aga siis on ka kokku lepitud, et ma olen see, kes on see tugevam pool ja teine pool on see, kes sisemise maailma eest hoolitseb, eks ole. Nagu kodu eest ja pere eest ja nii edasi ja teine pool siis materiaalse poole eest. See ka töötab. Ja kuidas see välja näeb? See ongi niimoodi, et üks annab kuidagi kõrvuti
kõnnib mööda ühist eesmärki ja need eesmärgid täituvad kergusega. Naine saab olla naine mehe kõrval, kui see on mehe ja naise, kui on nüüd siis ema, tütar ja isa, poeg on kokku saanud terved, eks ole. Et siis kuidagi lähebki kergusega, iga liigutus läheb kergusega. Naine lihtsalt mõtleb, naisel on oluline mõelda ainult soove välja, mis ta soovib, et kuidas see maailm hakkaks liikuma ja mehel tuleb kergusega see, et ta suudab seda kõike luua. Et ma ei oska kuidagi teisiti seda seletadagi praegu. Jaa. Ma täna hommiku korra mõtlesin veel ühe sellise küsimuse peale, ütleme, et vaat kui isad konstellatsiooni mõistes on ju need, kes annavad tütardele või turvatunde, Jah. aga kas turvatunnet annavad ka partnerid või partneri on juba siis isa kohal, kui ta tekitab turvatunnet? Ei, mees pool. Lihtsalt meesliin. Meesliin. Jah. Mees meie peres annab selle turvatunde, kui tütar on väiksena saanud täitunud turvatundest, siis tema kõrvale satub kindlasti ka mees, kes suudab talle seda pakkuda. Kui tüdruk on väiksena saanud liiga isalt, kas siis seksuaalselt väärkoheldud või on teda löönud või mis iganes, ta ei tunne turvaliselt või on isa alkohoolik, siis ja ta tõrjub iseennast isast eemale, see on puhtalt süsteemne nüüd, mis ma räägin, ja psühholoogiline ka loomulikult, et siis mis on nagu kõige teravam ongi see, et ta leiab endale sarnase mehe. Ja ta ei suuda ikka seda turvatunnet tunda. Et siis on turvatunne lõhutud. Aga miks toimub tihtipeale tütarde vägistamine just, incest, on sellepärast, et kui on olnud näiteks esimene armastus isal, siis see armastus, mälestus sellest armastuse tundest elab ikka veel kuskil isa alateadvuses. Ja kui tütar jõuab teatud ikka juba teismeiga, eks ole, kus neiust hakkab sirguma või tüdrukust hakkab sirguma neiu, siis ta igatseb seda isa armastust nii väga, et ta läheb automaatselt selle tüdruku kohale, kes oli esimene armastus isal. Ja ta muutubki temaks, nagu mingis mõttes energeetiliselt. Ja siis isad tavaliselt on 2 varianti, nad kas hakkavad peksma või siis ongi incest selle tagajärjel. Need on 2 varianti. 3. variant on veel. Neil tekib nii suur tüli, et lihtsalt tütar sirgub kiiresti täiskasvanuks ja põgeneb kodust ära. See on ka üks variantidest. Kindlasti on veel variante, aga need on need põhilisemad. Ja sama on noormeestega tegelikult ka. Need, kes satuvad süsteemis koha peale. Näiteks, et kui on suguvõsa süsteemis on olnud keegi, kes on olnud kas siis vangis või vägistatud mingis mõttes, eks ole, siis see mälestus sellest ikkagi on kuskil, sest sellest ei räägita ju. Siis sünnib järgmine põlvkond, kes satub selle koha peale. Ja ta peab selle läbi elama uuesti. Et see on selline meeste maailma pool, kusjuures meestega töötada sellises maailmas on palju keerulisem kui naistega. Sest mehed ei ava seda teemat. Aga väli vahel näitab, et see on tulnud väga sihukesest paljudest töödes välja. Seda ma olen kuulnud, segasin vahele, olen kuulnud päris palju kõrvalt, et inimesed või noored unustavad selle üldse täiesti ära. See tulebki, et mul on endal paar tuttavat, kellel on olnud väga hirmsaid kogemusi vanuses seal 8 kuni, ma ei tea, 12 kuskil 13, ja nad tulebki alles meelde, ma ei tea, 3-40-aastased, et meel paneb see valu on nii suur, et seda ei saa lihtsalt kanda, on ju. Jaa. Sest võin öelda, et on väga palju kogemusi, kus üldse aju ei mäleta seda. See on nagu välja lõigatud osa elust, aga see on psüühiline kaitse. See on psüühiline kaitse, sellepärast, et mina ei suuda sellega hakkama saada, seda on liiga palju mulle. Ja aju kustutabki selle ära nii öelda. Aga siis, kui me kasvame, siis me hakkame tegelema nende asjadega, eks ole, hakkame tegelema enese arenguga. Keha mäletab. Keha tuletab. Ja siis kui tuleb nagu mingisugune õige võti satub sinna lukuauku, mis avab selle ukse, siis see šokk tegelikult, mis sa avastad, et see oli ju minuga
ta tuleb nagu foto laborist välja niimoodi, puhta mäluga veel. Ja kogu see kogemus tuleb üles, siis ta hakkab kandma kehas ennast eriti tugevalt, mis toimubki just hingega sel hetkel, kui siis tütarlast või noormeest on vägistatud, siis sel hetkel hing nagu astub kõrvale. Ja ma olen väga palju kuulnud ka oma töödes, et jah, et mind sel hetkel ei olnud. Sest see oli võimatu. Ja siis ongi, hing vaatab kõrvalt, sa võid rüvetada minu keha, aga minu hinge sa ei puudu. On siukene alateadlik lause seal. Ja see tuli kunagi välja ühes töös, kus Maire töötas siis, ema mul. Töötas ühe vägistatud naisega, kes ta oli keldris kinni. Ma ei mäleta, mis riik, kas see oli vist Türgi või? Jah, Türgis oli keldrisse pandud. Ja siis kõik sõbrad käisid teda seal siis vägistamas vahepeal, eks ole. Vist tegi isegi abordi seal samas. Igal juhul, aga üks päev keegi oli väga purjus ja ta sai välja. Ta leidis sakslasest inimese, kes aitas ta siis tagasi tuua. Ja läbi selle kogemuse tema oligi see samuti, kes kinnitas, et kui küsiti, et mis siis toimus suga, et kuidas sa selle üldse vastu pidasid. Jah, minu hing ei olnud. Minu hing ei olnud. Siis ongi tulevikus ju ka, ütleme, et see oli nüüd väga nagu äärmuslik olukord, aga kui on ka võib-olla siuke kerge trauma tekib, et siis võib ka ju tulevikus iga uus vahekord võib uuesti tekkida ilmselt automaatne eemaldumine. Täpselt nii. Täpselt sama toimub just siis, isegi kui see on väike, kuidas seda saab väikseks üldse nimetada, eks ole? No ei ole suurt ja väikest, aga ütleme. Siin ei ole seda, jah, see kõik on jõhker, mis sel hetkel toimub ja ükskõik, mis kogemus on sel hetkel ikkagi, ma olen veendunud, et kuna seda on liiga palju, siis meil on vaja see hing pärast tagasi tuua inimese juurde. See ongi see ka traumatöö meetod, mida me töötame ka seal konstellatsioonist, kus me paneme 3 osa. On meie see traumeeritud osa, meie elujääja osa, see, kes on praegu, eks ole, ja see kaitse, mis meie sees siis sündis. Ja need on nii tähtsad osad, et nad kõik saaks ühendatud ja kaitse saaks ka lõpuks puhata, sest see kaitse ongi see, mis ütleb, et ei, hing, mine sina praegu eemale. Ole sa seal kuskil, sind praegu ei ole vaja, ka tema on vaja tagasi tuua. Et kõik osad peavad sees ühinema selleks, et saaks inimene uuesti terveneda. Loomulikult on keha tasandiga töö ülitähtis siin. Et üks osa on konstellatsioon, millega me töötame, aga tegelikult on väga tähtis pärast töötada ka kehast välja need traumad lõpuni, sest keha mälu on väga suur. Seal on väga palju meetodeid, millega töötada, et üks neist, millega ma ise töötan, on muidugi psühhokatalüüs ka siin. Et see on väga tõhus just kehatööga. Jah, mis ma veel tahtsin lisada? Okei. No see on hästi oluline tuua see sisse, ma arvan, see kehamälust ka, et üks asi on, me saame aru, siis me teeme selle energiatöö, ka et see keha ka saaks, et need kõik osad tuleb ju ära teha, et ei jääks mingisugune vool kuskil seisma. Just. Sa tõid ühe veel teema sisse, mis on minu arust, võtame need raskeid teemas ja siis ka on ju, et abordid, et kui sa jagasid see naisterahvas seal tegi abordid, kuidas see konstellatsiooni väljal tuleb, et siin ma arvan, äkki on ka oluline ära mainida selle laste järjestuse, et see on ka üks teema ju, mis minu arust käib ka tihti läbi nendes töödes või ütlesid on seksuaalsusega samamoodi seotud. Loomulikult on. Kuidas on abort seotud just meie paarivahelise suhtega? Et me oleme väga palju näinud just neid töid, kus paari suhe on olnud kestnud pikalt võib-olla, eks ole, 15-20 aastat. Ja siis järsku mingil hetkel tekib siuke tunne, et on eemaldumine üksteisest. Aga kahjuks, kas oli siis aborteeritud laps või oli siis ära kukkumine, eks ole.
iseeneslik või siis emakaväline rasedus või veel midagi meditsiinilistel põhjustel aborteeritud laps, eks ole, siis tavaliselt see laps jääb nagu ema ja isa vahele. Tema hing on juba olemas, eks ole, aga ta jääb sinna kinni. Aga sest seda leina, sellele leinale nagu kohta ei anta ei isa poolt ega ema poolt. Kuigi sellel on väga tähtis osa just läbi leinata ja lasta see hing vabaks. Koht anda talle ja tema enda koht, aga see laps jääb nende vahele kinni. Ja siis tekib nagu sein vahele ja nad ei tunne üksteist enam ära. Ja tekib eraldumine. Ja siis nad ei mõista, et huvitav küll, mis juhtus nüüd siis. Et miks enam ei ole nii lähedased, kui olime ennem. Ja tihti on siis vahel just see laps. Väga tähtis on ka naisel peale sünnitust anda mehele koht. Aasta aega on laps emaga kui üks. Aga pärast seda on vaikselt vaja hakata last ikkagi natuke eemale lükkama juba, et laps hakkaks nagu maailma uurima. Laps hakkab käima, isa näitab maailma. Ja anda uuesti mehele koht, mille tihti peale unustatakse anda. Ja siis on ka see üks põhjusteks, miks nagu tekib see eemaldumine üksteisest. Et see on naise ülesanne kindlasti. See on hea point. Kõnetas ennastki praegu, et jäi vist tegemata. Vahel juhtub. Läks sassi. No ei, ups. Eksimine on inimlik. Ja mulle nii meeldib ja ma nii armastan, kuidas sina ja Maire kõige raskemad kohad te ka ikkagi läbi sellise kosmilise huumori ja sellise kerguse, et ei pea. Ja kõik, mis on olnud, seda ei pea uuesti raskustega, seda kõike ei pea. Minul on kalduvus, on olnud. Ütleme, on sinna, et ma hakkan ennast süüdistama, et issand, ma oleks saanud paremini. Ikka ei teinud nii, et nagu miks ma ei teinud nii. See on just nii tervendanud, et tead, naeradki ülen, kuule, sain aru, praegu läks küll natuke mööda, aga järgmine kord olen targem. Ikka juhtub ja meil kõigil juhtub. Aga pole olemas ju ideaalselt ema ja isa. Mulle meeldib selle peale öelda seda mõtet, et vanemad on multifunktsionaalne tööriist, keda süüdistatakse kõiges. Annavad süüdi, ei anna süüdi, peksavad süüdi, ei peksa, ikka süüdi. Et praegu näen oma tütre pealt nii armsalt, kuidas ta vaheld, et ükskõik, mis ma ütlen, et ma olen ikka nii kuri. On ikka väga paha. Okei, siis ma olen paha. See on ka vist mingis vanuses täiesti normaalne eraldumise protsess, et mulle ka meeldis selline teooria, kui pubekas ei vastanda ennast vanematele, on see suurem probleem kui siis, kui ta nagu vastandub, et kui ta hakkabki ütlema vastanduma, eralduma, nägema vanemates vigu, et nad ei ole tegelikult ideaalsed pedestaali seisvad kõike tead, et see on hästi terve versus, et nad jäävadki nii, et issand, ta oled ikka nii tore, et siis on midagi ohtlikku juhtunud. Midagi on valesti läinud. Siis on ups, liiga tubli laps ei tohi olla. Et see protesteerimise aeg on ülioluline. Ma praegu näen oma laste pealt väga ägedalt, kuidas nad seda teevad. Mõtlen, et jess, neil on see olemas. Mõnes mõttes on vahel muidugi raske, et vanemana muidugi, kas see ei ole. Aga lihtne ei ole, aga see neile ka lihtne ei ole. Neil on ka praegu just see areng, kus nad õpivad tundma seda uut maailma ju. Neiu jättis lapsepõlvega ju ilma põhimõtteliselt, keha ju muutub. Ja ma kuulsin enda õppejõult Olgalt kunagi, ta ütles, et ülioluline on tüdrukul teha võib-olla isegi mingi rituaal oma emaga ja jätta hüvasti lapse kehaga. Ja et sellel on ka nagu mingi leina koht või anda. Et see on esimene lein, kui muid leinasid ei ole ees, siis on see esimene lein, hüvasti jätta lapse kehaga. Et siuke mõtlemiskoht, väga põnev. Meil oli üks Kristina, kes käis mul siin teises saates. Meil on täpselt sarnane mõte olnud luua võib-olla tüdrukutele, kui nad alustavad oma veritsemise menstruatsiooniga, et seda ka tähistada, pühitada, teha näiteks pööripäeva kandis mingi äge rituaal selle jaoks, et meil ei ole enam ammu
poisid, kui kasvavad suureks, ei tehta enam selliseid mehelikke rituaale, et lähed metsa, tuled džunglist. Kuidagi sujuvad, tüdrukutel on veel looduse poolt antud. Mulle tundub, et kui sul ikkagi algab menstruatsioon, see on hästi selge füüsiline märk, et nüüd midagi muutub, on ju. Aga et seda ka, vot see on hästi ilus mõte, et kuidagi saata see lapsepõlv ka ära. Just, et nüüd oleme neiud ja nüüd on uus maailm. Jah, Enam ei saa ilma särgita ringi joosta umbes. jah. Aga jah, mis me süsteemi koha pealt veel mõtlesime? Jaa. Mis on üldse konstellatsioonis on oluline ju tegelikult. Konstellatsioon koosneb ka rituaalidest. Et miks see rituaali mõte mulle praegu ka tuli meelde, et ka konstellatsioon koosneb rituaalidest. Miks öeldakse, et see on tänapäevane šamanism mõnes mõttes? Aga muidugi siin on väga palju teaduslikku sees, kuigi paljud ei taha sellega nõustuda, aga tegelikult on. Et, ja iga teadmine, mis ma olen kõrvalt õppinud, väga täiendab seda maailma. Ma olen üldse praktilise psühholoogia armastaja väga. Mulle väga meeldib just see, et kuidas ma saan nagu inimesega ühinedes, mõistes tema sisu, mõistes tema nagu seda süsteemi, millest on tulnud ja nagu hinnata iga hinge. Isegi seda, kes on olnud kõige halvem inimene maailmas, nii öelda, kes on välja tõrjutud, mis toimubki tegelikult ju ka nende inimestega, kes on ise vägistanud süsteemis. Nemad on ka miskipärast sinna ju sattunud. Et tihtipeale läheb süsteemis ju vägistamine üle põlve, ehk siis ühes põlves on vägistaja, teises on vägistatu, kolmandad on vägistaja ja siis on jälle vägistatu. Et kui me mõtleme ka sellele, et kuidas pedofiilia tegelikult areneb ju, on tihtipeale lapsepõlves väärkoheldud poisid või tüdrukud. Pigem on see poiste pool muidugi. Ja sealt see kasvab, sest see on nende alateadvuses nagu normaalne. Kui seda veel isa teeb, Jah. mis ta siis peab oma tütrele tegema? Et kui me sellise raskema poole nüüd jälle võtame, eks ole. Et jalad kuskilt kasvavad alati. Ja konstellööri ülesanne on hinge võtta ka tegelikult see vägistaja. Ja mõista, miks tema sinna sattus. Et süsteemne mõtleja vaatab ikka nagu kõige taha. Et kus kohast need jalad kasvavad. Keegi nimetab neid juurpõhjusteks vist isegi, jah. Et oleme nagu juurpõhjuste tuvastajad vahel, jah. Aga just, et anda koht kõigile, absoluutselt kõigile. Nii ohvrid kui agressorid. Ja nii ohver kui agressor peab oma vahel ära leppima. Sest mis toimub hingega sel hetkel, kui on üks on ohver, teine on agressor. Seal on nagu kaks hinge, kes vahetavad oma hingeosad ära. Ja siis on osa agressorist elab selle ohvriga. Aga osa sellest agressorist elab ohvri osaga. Ja nii nad elavad. Aga kui see on mitu põlvkonda tagasi, muuta me seda ei saa. Mida me saame teha, on anda neile rahu ja nende hingeosad tagasi. Sest kui meie hingeosad on killustunud ja laiali kuskil, siis me ise ei saa rahu. Mis toimub ka paari suhtes tihti. Kui paar on väga-väga nagu armunud, eks ole. Saavad kokku, liblikad on kõhus, kõik on imeline, maailm särab ümberringi. Aga siis, mis toimub? Me vahetame ka hingeosad. Ma ütlen, ma olen nagu üks. Me mõtleme kui üks. Me räägime ühtede sõnadega. Ja avastame, et oi, meil ongi nii üks ja ühine maailm. Aga tegelikult juhtub siuke naljakas asi, et vahetame hingeosad ära. Siis ei saa lahku minna, ei saa laiali olla üldse. Sest sul kaob ju kontroll ära. Aga mis toimub minu hingeosaga praegu? Kus ta on? Mis ta teeb? Tekib suur kontroll selle üle, mis toimub mehega või siis naisega, eks ole. Ja väga põnev on olnud minu kogemustes see, kui sa vahetad hingeosad tagasi paari suhtes. Nüüd ma tean juba hoiatada, et kas te olete valmis lahku minema pärast seda. Sest roosad prillid tulevad eest ära. See on jumala kindel. Ja siis sa avastad, aga see ei ole üldse see inimene, kellega ma olin ju.
ja siis sa avastad, et oota, aga ma olen ka hoopis teine inimene. Äkki sattusime vales kohas kokku kuskil või mis juhtus? Ja lähevadki lahku tihtipeale. Ja leiavad hoopis teised partnerid endale, kes ongi nende nagu kuidagi nii huvitavad, need kõik tööd, mis ma olen sellise teema peale teinud, nad leiavad kõik oma inimese pärast seda. Sest ma olen ise terviklik. Ja kui mina olen terviklik, siis ma saan tervikliku inimese enda kõrvale ju ka leida. Et see on niisugune põnev kogemus just hingeosade töös. jah. Jah. Kuidas sina näed, et kui kaks inimest saavad kokku, et seal on ka minust mitu erinevat teooriat, et osad usuvad, et noh, ma kõigepealt teen endaga kogu töö ära ja siis otsin endale nii-öelda õige kaaslase. Ja osad usuvad, et saab koos kasvada. Et mina olen nüüd seal kuidagi kahe vahel, et ma usun, et mingis osas sa pead hästi teadlikud jääma iseendaks, aga mina näiteks läbi enda paari suhte võib-olla algusaastastele oligi vastupidi, et ei olnud need roosad pirillid algused, vaid algust oli hästi palju seda kohta, kus sa vaatasid, et mu enda teooria, et tekkis siuke turvaline ruum, kus said näha kõike seda, mis lapsepõlves oli alla surutud. Et aga kui ma oleksin seda ma üksinda suure tõenäosusega ei oleks nii lihtsasti ju kätte saanud, kui mulle tundub, et lihtsam on kaaslasega teha, et kuidas sina näed? Mina arvan, et süsteem toob inimesed kokku. Ma arvan ka seda, et sisemiselt me peame nagunii arenema, kasvama, eks ole, ja õppima olema terviklik. Nagunii me otsime ennast läbi elu vahel, eks ole. Leiame, ma ei tea, millal lõpuni. Aga jah, koos kasvada saab ka. Ja ma olen suga täiesti nõus selle koha pealt, et üks osa on see töö, mis ma pean ise ära tegema, aga teine pool on see, kui mul on see turvaline ruum seda tervenemiseks antud iseendale. Ja on olemas ju ka need süsteemsed abielud, et süsteem lausa nõuab, et need kaks inimest saaksid kokku. Et olekski see miski pärast süsteem nõuab, et see paari suhe, mis oleks, näiteks saab kokku nartsissist ja empaat, eks ole. Ja nad saavad kokku, sest neil on ka see kogemus vajalik. Näiteks empaadil on ülioluline kasvada suureks läbi selle, et õppida enda piire tundma. Alguses on küll valus, aga süsteem nõudis mingil põhjusel, sest süsteem ilmselt oli kas sarnase looga seotud. Võib-olla oli hoopis, ütleme, et kui mina olen empaat, eks ole, mees oli nartsissist, siis äkki oli keegi minu süsteemis, kes oli ka hoopis nartsissist ja ma pidingi taastama selle. Aga tema süsteemis oli äkki empaat. Ja nad põrkusid kuskil kunagi ja nüüd nad nõudsid uuesti kokku saamist, et see asi nagu laheneks, mis kunagi oli kuskil seal kaugemal süsteemsel tasandil. Ja kui see tänapäeva tuua, siis see ongi ju, mõlemad saavad ju kasvada, kas nartsissist tahab või ei taha, aga nartsissistiga on võib-olla natuke keerulisemad lood, aga kui nartsissist mõistab, et ta on nartsissist, siis võib-olla muutub, aga sellele liiga palju ei panustaks. Lihtsalt minul on enda elukaaslast ja mul on tohutud vedanud, aga ma olen ühe korra sattunud elus kokku küll. Ja siis vaatadki, et issand, kui huvitav, et minul endale võib-olla kontakti otsimiseks mingi kohaga ja saadagi, et issand, kui äge, et kõik tulevad ju meile näitama mingisuguseid osasi meist endast, ja sinna ka ei jää kuidagi vihasse või näpuga näitama või süüdistama, vaata, et võtadki sellest nagu selle kõrgema pildi ja vaatad, vau, äge, et tegelikult on kõik inimesed ju kingitused. Mulle väga meeldis see mõte, et kui näha kõikide olukordade juurte alla, et kui sa vaatadki igat inimest, aga et miks ta nii käitub ja sa põksad aru, et issand, täitsa loogiline, et kust tal see on tulnud, et iseasi see on muidugi ühest hetkest tahaks öelda, et täiskasvanud inimene võiks ikkagi vastutuse võtta ja on olnud, mis meil on olnud, aga kuskilt maalt on ju otsus, et kuule, ma teen paremini, kõik muidugi ei vali seda teed, aga mulle see vastutuse koha pealt meeldib väga see Osho lause, et millal me siis võtame vastutuse elu ees, et tal on ühe raamatu peal on kirjas lausa, et me saame esimest korda elu, kui me saame vanematelt elu, teist korda saame endale elu ja võtame selle eest vastutusega, siis kui me muutume ise endale vanemateks. Millest mulle meeldib ka see mõte, et mitte kunagi pole hilja omada õnnelikku lapsepõlve. Ja, see on jah. See mulle nii meeldib see mõte,
et ja ma ise võin seda öelda, sest ma olen seda kogenud, sest ma alati mõtlesin, et huvitav, miks mul nii kurb lapsepõlv oli ja mõtlesin alati, ma siiamaani ei saa aru, miks ma mõtlesin, et see nii must ja kole oli. No, võib-olla see trauma vahepeal seal oma venna kaotusega pani piiri ette sellele, et ma ei näeks midagi ilusat. Aga siis ma kuidagi töötasin iseendaga, läbisin mingeid kursuseid, koolitusi ja siis järsku avastasin, et ohoo, mul oli jumala äge lapsepõlv ja siis hakkasid järjest tulema meelde need hästi lahedad seiklused, kus ma seal sõbrannaga metsas käisin ja noh, mida iganes on, et jah, et nii lahe. Ja see on nagu kinnitus minu enda jaoks, et meil ei ole kunagi hilja omada õnnelikku lapsepõlve. Absoluutselt ja mulle endale tundub, et tegelikult kui nüüd päris ausalt vaadata, siis meie mälupilt, seda on ju väga palju teadusi, kuidas see muutub ajas nii palju, et mulle meeldis see kuumaõhupalli test, mis kunagi tehti ühe tüdrukuga, et ta ei olnud mitte kunagi sõitnud kuumaõhupalliga, ma ei mäleta, kes see testi tegi, aga õppisin seda psühholoogiat, seda toodi igal pool. Ja ta ei olnud sõitnud, aga siis tehti üks foto, tuuniti, kus tal oli vanaisaga läks sõitma ja mingi kord nagu iga aasta oli mingi vestlus ja mingi perioodi pärast ta täiesti selgelt rääkis, milline ilm oli, kes taga seal kuumaõhupalli peal kõik kaasas olid ja sellega tõesti, et et ei saa väga tõsiselt võtta ka neid kohtutunnistajaid, et see, kuidas me näeme, neid on palju teste tehtud, et seal juhtub autoavarii ja keegi, kes oli nurga taga, ta paneb oma peas kokku mingi loo ja see tuli sealt, ta tegelikult ei näinud seda, et aga inimene, see aju tahab vastata, et see on mulle alati meeldinud, et tegelikult ma ei saa usaldada. Ei saa usaldada. Iga kord, kui ma mingit situatsiooni lapsepõlvest uuesti meenutan, siis praegune keskkond nagu mõjutab seda, kuidas ma seda tegelikult mäletan, on ju, et see tuli meelde kohe see neljapäeval ema ütles, et mina tõin Ukrainast ühe poti ja mina mäletan, et ma leidsin selle ahjust. Täpselt ja mõlemal täiesti veendunud, et täiesti veendunud ja nüüd ma ei teagi, kumb tõsi on. Aga see on lahe jah, kuidas nagu aja jooksul jääb kuidas mälu muutub, aga see tähendab ka seda, et me saame elu jooksul terveneda, me saame oma keha tervendada, me saame need kogemused pöörata ümber enda kasuks. Sest mis on konstellatsioonis ülioluline, mis töötab, on ikkagi see peegelneuronid. Ja ka peegelneuronid töötavad ainult läbi silmade. Miks on oluline seda kõike näha kõrvalt? Siis need sünapsites, need sidemed muudavad ära. Nad lõikavad võib-olla vahel läbi need sidemed, mida meil ei ole vaja. Näiteks saame ju kõik raskused anda tagasi oma esivanematele, sest meie ei pea neid kandma. Me ei pea olema need gigandid, kes tulevad ja päästavad oma vanemad ära või võtavad nende traumad endale veel paremini või kogevad veel seda sama. Et mis ongi ka konstellatsiooni suur võlu, on ikkagi see, et see saab peatada. Et nagu öeldakse, et ka see, et paljud põlvkondasid peavad kindlasti olema vägistatud, ei pea. Me võime ka võtta need naudingud, et meie süsteemis on olemas need inimesed kindlasti, kes oskasid nautida. Kindlasti olid need, kellel oli, ma ei tea, imeline elu, kellel raha voolas, kellel oli paari suhtes kõik hästi. Miski pärast valima need, kellel on raske. Me ei pea neid valima. Meil on vähe sellest, et on 7 põlvkonda, kui me mõtleme veel kaugemale, meil võib olla seal veel rohkem ju. Kes teab, mis meie esivanemad olid, kes nad olid või kuidas nad oma elu elasid, aga me võime sellega alati ühineda. Ja see on ka meie valik, vaba tahet ei ole ju keegi ära muutnud. Me võime valida selle raske, aga võime valida ka selle kergema. Või kuidas selle voolavuse võib olla või külluslikkuse või paari suhtes ükse mõnusa ja maitsva elu, eks ole. Et me saame kõike valida. Mina ei usu, et kõik põlvkonnad alati on kannatanud. Ma ka ei usu. Mina olen see lõputu optimist, Ma ka. et just Epuga siin tema on ka nagu selline sündid juba optimist, et ma olen kasvanud optimistiks ja tajusin juba, et ma ikka usun ka seda, et kõike saab muuta paremaks, ei pea kannatama. Traumatööd ei pea olema nii, et sa aelad pärast veel 6-5 ja käid, et sa näed, sa võtad vastu, sa oled, see on juba ära olnud. Muuda ümber, otsusta ja sõnasta ümber, näe see juur ära ja kõik läheb edasi, võta sealt see nii-öelda koorekiht
ja mine edasi rõõmsamalt, et mulle küll meeldib alati näha neid positiivseid pooli nendes Jaa, lugudes, et igal juhul ja mulle meeldib see ilusa lõpuni viimine ikkagi, et selles ressursis saab inimene olla ja sellega ära minna. Ja mis mulle veel meeldib, ma kunagi õppisin just seda sama psühhokatalüüsi, mis ma nimetasin, no kehatöö on see põhimõtteliselt. Ja mulle nii meeldis just selle õppejõu kergus, kuidas ta läbi viis seda ja õpetas meile. Ja just see kergus, ilmselt ma temalt võtsin selle, ta on Andrei Jermošin on tema nimi, aga just see kergus ja selle ma viisin enda töödesse ka üle. Sest draamat on ju niigi igal pool. Miks peab rasked teemad uuesti nagu seda läbi elama? Ma lihtsalt vist ei ole selle läbielamisjukaste praktikate suurpooldaja. Ma tean, et on vaja läbi elada kindlasti. kehast Teatud emotsioonid kehast vabastada kindlasti on vaja. Aga et uuesti seda kõike draamat läbi elada. Ma leian, et ikkagi meil võiks ikka kergust tulla rohkem juurde ja rohkem rõõmu, rohkem avarust, rohkem mängu, rohkem seda ilusat. Et lähed õue ja sa näed neid värve, näed neid lilli, mis igal pool praegu õitsevad. Et see on see ilus pool, mida tahaks ju. Jah, ma olen väga nõus sellega. Jagada seda oma kõige armsamatega. Ja äkki on ka erinevat tüüpi inimesed lihtsalt, vaata mõnele sobibki, ma olen sellest ka saanud tänaseks küll aru, et siin ei ole ühte tõde. Et nagu see podcast on ka iseenda, et ma ei vaatan ainult läbi enda, et minule kõlab see ja on kindlasti võib-olla 10 inimesest 4 vaata, et kuule, nii ei saa mitte midagi ju, nii sellel puudub see, et see on selle elu nagu ilu ja võlu, et me oleme nii erinevad. Ja kui leiad selle enda osa üles, see ongi kõige olulisem. Muidugi. Jääd oma maailmas. Muidugi. Ikka rõõmu juurde. Aga jaa, temperament on ka üks osa, millega me sünnime ja ma arvan, et jah, ühe teema lisan veel. See on huvitav teema tegelikult. Jaa, ikka. Et transseksuaalsus, eks ole. Et kust see sünnib? See on võimalik, et seal on kas väga tugev lõimumine, näiteks poiste puhul siis mingi tüdrukuga, kuskil esivanematel, või üldse on enda õde või vend, kes on surnud. Ja ta astub täielikult tema koha peale, hakkab täielikult tema elu läbi elama. Ja lausa sinna maani, et soovib sugu muuta. Ja see on niisugune teema, mis on ka tegelikult tulnud välja väga teravalt. Ja jah, ma lihtsalt mõtlesin, et oleks oluline rääkida sellest korra. Jah. Ja muidugi see on inimese enda otsus, et kui isegi süsteemselt sa oled kõik ära lahendanud, lõppkokkuvõttes ikka inimese otsus, mis ta oma eluga teeb. Ja kui sa teda ennast ju ei sega kuidagi. Muidugi. Et on ju palju nähtud, et need inimesed, et need lähevad läbi vaeva või kuidagi selline häbi ja süü ja mingi segadus, et siis, aga mõnel on kohe selline sära silmis ja teab kohe väiksest peale, et on nii ja sellega ei ole mingit teemat, et siis nii ongi. Kui siia muinasjutud sisse tuua, siis võib-olla kellegi jaoks oligi lihtsalt Pöial-Liisi lemmik see muinasjut ja on ikka meeles need ema esimesed sõnad, kui ma oleksin tütre saanud. No see on ju veel järgmine teema, mida võib-olla väga pikalt ei ava, aga et kui vanemad ootavad teisest soost last, et on täiesti kindel või et isa tahab väga-väga poega või vastupidi või väga tütart ja tuleb siis poja asemel tütar ja tütre asemel poeg või näiteks, ma ei tea, on perekondi, kus on, ma ei tea, 3-4 tütart ja siis viimane ja ikka tütar, et seal on juba kerge pettumuse noot. Et mõttes on ju ka tegelikult lapsele päris, ja kui ta on veel lojaalne vanematele, on ju. See on ka, meil läbisime kunagi koolituse ajal ja tegelikult on väga suur teema see, kui kõik on tüdrukud ühes süsteemis või on kõik ainult poisid. See on ka süsteemne ja tavaliselt selle taga on midagi rasket. Tavaliselt on selle taga mingi raske lugu. Et miks on vaja, et sünniks ainult tüdrukud või miks on vaja, et sünniks ainult poisid. Võib-olla jumala eest oli midagi nii hullu nende tüdrukutega seal kunagi, et süsteem nõuab, et jumala eest ainult poisid või vastupidi. Kõik saadeti tead sõtta ära, kõik poisid võib-olla hukkusid või mis iganes, eks ole. Ja siis on ainult vaadake, et süsteem ei sünnitaks
poisse, jumala eest, et oleks kõik tüdrukud, on ju, et see on ka süsteemne. ja ma kuskilt hiljuti lugesin Iga süsteemne. kellegi, kas see oli, ma ei mäleta, kes see oli, keegi kanaldaja või kuskilt jäi silma, et on ka see, et kui on poisse vaja, on suguvõssa rohkem jõudu ja tuge vaja, mille iganese tegemiseks. Ja kui on ainult tüdrukud, et siis on rohkem mingit empaatiat, mõistmist, armastust vaja. Et midagi on peres või süsteemis, mis vajab nagu seda energiat nii palju rohkem tasakaaluks. jah, Niipidi võib ka olla. ja süsteem on elav organism ikkagi. See on nii äge. On täiesti elav organism ja ta lihtsalt nõuab tasakaalu, nõuab igaühele oma kohta ja nõuab, et hierarhia oleks paigas. Jah, Ja kui need 3 komponenti, need on põhiseadused konstellatsioonides ja terves maailmas, ma arvan, et siis on kõik hästi, kui need on tagatud. jah, siia lõpetusse võib-olla tookski selle sisse, et minu arust hästi oluline, mida mina vist konstellatsioonist kõige rohkem olen õppinud, on see, et igaühel on oma koht ja mina lapsena ei vastuta ühegi oma vanemate, et vaata, meil tahavad lapsed minna päästma vanemad, on ju, et minu laps ei võlne mulle mitte midagi, ma pean ainult teda hoidma, talle andma sama nagu tagasi, et minu asi ei ole oma vanematele seal öelda, kuidas või mida nad võiksid teha, vaid ainult võtta sealt kõik see hea kaasa, mis mina soovin, et igaüks on oma nii-öelda selles, läheb nii mõnusat kolmnurka, et see on minu arust see konstellatsiooni ilus võlu. Ja kui me mõtleme niipidi, siis kõik 7 põlvkonda, igaüks neist vastutab millegi eest nagu meie selja taga, aga meie ju vastutame tulevaste põlvede eest ka erinevates rollides. Just. Et kui vanemad annavad ainult elu, vanavanemad annavad anded, vanavanemad annavad suhted, millised suhted meil tulevad. Edasi oli vist kaitse ja midagi oli meil, aga põhimõtteliselt iga suguvõsa liin vastutab millegi ees. Kui me mõtleme, et siis meil on vastutus ju enda järeltulevate põlvede ees ka. Absoluutselt. Ja mida õnnelikumad ja tervemad oleme meie, seda tervemad ja õnnelikud on meie järeltulijad. Siin võimegi lõpetada rõõmsad ja noodi peal. Aitäh sulle! Aitäh sulle ka!